No nii, täna me läheme üles panema looduskaamerat. Selle me paneme sinna paksu metsa, kus läheb loomade rada ja vaatame siis, kelle me saame sinna peale. Ja teada on, et siin liiguvad kitsed, põdrad, sead ja ka muud loomad. Nii et nüüd lähmegi sinna paksu metsa sisse ja hakkame vaatama, võib-olla leiame ka loomade raja. Nagu näha, siis siin läheb päris padrikuks ära. Kõrval on meil hobusaed, aga me proovime mitte sinna sisse minna ega sealt midagi ära lõhkuda. Nii et ma arvan, et me läheme nüüd siit nurgast sisse, sest et tegelikult nüüd nii palju kaamerast, et kaamera on endiselt see, mida me kasutame. Paneme ta kinni nipukatega. Lisaks, kui on nipukad pandud, paneme peale ka PIN-koodi, et siin igasugused tegelased ei saaks sellele ligi. Ja nagu öeldakse, et parem karta kui kahetseda. Seega eelmine aasta just üks tuttav rääkis siin, et eelmine aasta olid pannud ka kaamera üles, küll jahinduse eesmärgil, kuna ta on elupõline jahimees ja kalamees ja olid kaamera üles pannud. Ja järgmisel hetkel olid seenelised seal, kes oli puust kaikaga toginud seda kaamerat ja kes oli üritanud seda puu küljest lahti saada ja lõpuks nad korjasid suures hirmus ära, sellepärast et kallis kaamera, et oleks jäänud ilma sellest kallist kaamerast. Aga noh, tegelikult see kaamera käib veel lukku. Saab panna tabalukku peale. Aga selle tabalukku peale panemisega, siin on meil hobuse jäljed on maas. Keegi on käinud ratsutamas oma hobustega siin. Et tegelikult on see, et kui see kaamera lukku panna, ma ei tea, kui hästi mind praegu kuulda on, aga kui see kaamera nagu lukku panna, kas siis pagasilukuga, tabalukuga, siis tegelikult kui see inimene seda kaamerat nagu väga tahab, siis ta lihtsalt võtab selle puu maha, lõikab läbi selle rihma ja läheb koju. Järgmisel hetkel on siis see, et see on laetud üles kuskile looduse lehele. Siin on meil seajäljed, üks lõike loomade rada läheb siit, aga lähme siit nüüd natukene edasi. Vaatame, äkki me leiame selle õige raja, mis me leidsime siin eelmisel korral. Ronimist ja ragistamist on küll palju, aga siin on veel sead käinud. Siga tohnib siis, mida see siga teeb? Siga tohnib siis sambla juurikaid ja inajuurikaid, sellepärast et sea nina on nii intensiivne, et ta tunneb lihtsalt lõhna. Ja magus lõhna on just see, mis meelitab. Muidugi, kui me nüüd siia vaatame, siis võib-olla on näha, et siin on üks rebasurg. Et siia me praegu ei pane, aga me paneme siia hiljem selle, kui puud rohkem lehtes on. Nii, aga lähme siis vaikselt edasi ja lähme seda ratsutamisrada mööda. Ja vaatame, kus me siis oma asjadega välja jõuame. Võib-olla võtsin igaks juhuks sae kaasa, noa kaasa, võtsin ka nipukaid kaasa, ehk siis plastvitsasi, sellepärast et kaamerat oleks võimalikult raske ära võtta. Et noh, rihma teed küll veel lahti, aga kui sa nagu paned need nipukad, siis on väga raske lahti saada. Ja nüüd ma seda hoolikalt vaatan, siis kitsejäljed on siin. Kits on läinud siit joostes. Sammu vahe on nii pikk, et
järelikult on jooksnud. Nii, aga sellest nüüd edasi jõudsime nüüd metsatee peale. Sipelgapesa on siin. Ja siin kuskil oli see koht. Ma alles tegelikult 6 aega tagasi tulin siit metsast läbi. Siis oli põlvini lumi ja siis ma nägin loomade rada, et kust nad tulevad. Ja kuna siin on siukene päris paks mets, siis ma arvan, et see kaamera jääb kurjade pilkude eest varjatuks. Ja me saame ta ilusti ülesse panna. Ja lisaks sellele saate vaadata ka varsti igasuguseid videosi igasugustest loomadest. See on praegu nii-öelda katsetamise eesmärgil. Me paneme selle siia ülesse, me vaatame ja hiljem kindlasti läheb ta teise kohta. Proovime nüüd selle tee siit läbi käia. Tegelikult minu lapsepõlve kodumets. Siin on ka üks äge vann tehtud. Võib-olla kui kaamera akku peab, siis on ka seda näha. Ja sest kõrvalt lähevad ka kellegi jäljed. Ma ei tea, kas kaamera küll zoomib, aga mingisugused keegi käpaline on siin käinud. Alt üles läinud. Nii, kui me siit nüüd midagi ei leia, loomade rada, siis me lähme teise kohta. See on küll siin samas metsas, aga mitte väga palju kaugele. Lihtsalt natukene peab tagasi jalutama. Aga ma usun, et ükskord võidame me nagunii. Nagu ütles Heinz Falk. Näitan teile natukene seda metsa ka. See kunagi tegelikult jalgrattaga läbi ja mopeedi ja igasuguste muude asjadega, kui mina veel väike poiss olin. Sealt tundub, et on siukene siht. Et võib-olla peaks sinna panema. Aga tundub, et me vist leidsime ühe loomaraja. Sest kui siia männi alla nüüd vaadata, siis siit on täiesti ära kulutatud. Ja siin maas on rebase jäljed. Tekib palju küsimusi, aga vaatame natukene selle raja kõrvalt. Me jumala pärast ei jätaks mingisugust lõhna siia. Nii, hakkame nüüd kohta otsima, kus me selle paneme. Tulime mööda seda loomarada edasi ja loomaraja kõrvalt siis. Ja tundub, et see rada viib sinna ühe talu juurde. Aga mis mu plaan nüüd on? Ausalt öeldes ma arvan seda, et kui me seda loomade rada ei leia, siis me kindlasti lähme teise kohta. Nii, kaamera on pandud nüüd rebasuru juurde. Arvestasime sellega, ma ei tea, kas see on rebane või on see kährik. Sellepärast, et loomade rada ei ole hetkel lumega näha, aga ma panin nüüd looduskaamerale PIN-koodi peale, sellepärast, et ei tuleks ja muuraks lahti ja varastaks kaamerat ära. Seda kohta ma ei ütle teile, kus see täpselt on. Ja panime selle siia ülesse ja nüüd sätime ta niimoodi, et ta filmiks seda, kes siin urus käib ja kes siit liigub edasi-tagasi. Nii et jääme ootama.